Tere, armsad sõbrad! Mul on väga hea meel täna teiega jälle koos olla ja see, kuhu ma täna sattunud olen, seda ma võiks küll nimetada selliseks mõnusaks segasumma suvilaks ja selle mõnusa segasumma suvila perenaine Silvia Ilves istub minu kõrval. Ja segasumma suvila muide selles mõttes, et siin traavivad praegu ringi 5 poissi või 6. 5. aga neist 4 on minu üks. Ja, et see melu on siin nagu nii lahe ja kuna mul on endal 3 poissi, siis kuidagi see energia on siin nii tuttav, et ma tunnen siin ennast väga mugavalt. Aga mul on väga hea meel, et sa täna meid endale koju lasid ja me teeme selle inteka ära. Jaa, teeme sellepärast, et ma ise tundsin kuidagi, et nii palju on seda õnnetunnet veel sees värskest sünnipäeva melust ja kõik see kool hakkab pihta ja kuidagi selline tunne, et nüüd läheb tegudeks. Ja tõesti, palju õnne. Sul oli sünnipäev. 31. Sa oled nii noor, Silvia. Ja mulle tundub, et oma nooruse juures oled sa lihtsalt korda saatnud nii palju suuri tegusid. Ja sinu sees on justkui nagu 10 naise energia. Mis sa arvad, kus sa nagu tuleb? Kas sul on kuidagi suguvõsa liini pidi jookseb mingi selline möllutamine? Seda on hästi huvitav nagu mõelda, et mul emal on 6 tütart ja isal on tegelikult eelmisest abielust veel 2 tütart, nii et isal on nagu 8 tütart. Ja aga nad praegu ütleks, et isa on pigem selline rahulik, filosoofiline, selline hoiab oma ette seal, te ei näinud seal sünnipäeval ju peol mul ema isa puudusid, et nad ei taha sellist melu. Tahavad puhata ja aga mina just saan energiat sellistest üritustest millegi pärast siis tulid ja just see, et kõige ägedam kingitus oligi see, et näed seda, kus kõik sinule kallid inimesed, kõik seal ühes koos, kõik ei saanud tulla loomulikult, et üks oli Hispaanias just sõitud ja aga see nii ägeda kuuleriga nii toreda kirja. Lilled ja siis kiri oli, et nii kuidagi manamoodsalt äge, et Silvia, et palju õnne sünnipäevaks ikka lusti ja rõõmu ja seda, mis sul kõik on, et see jätkuks ja et muide, et tervitan kuskilt mingis ütles Hispaania linna, et olen teel oma Hispaania koju. Nii tore. Väga lahe. Et kui sa vaatad praegu näiteks tagasi sellele teele, kus sa nagu tuled, et kuidas sa ise hindad seda? Või mis mõtted see nüüd tekivad, kui sa korraks visualiseerid seda teed oma selja taga? Aga Merje, kas sina mäletad seda aega, kui sa olid 30 saanud ja vaata sellele ennetuteks näiteks 29. Ma praegu vaadates oma aastaid niimoodi ütleks, et 29. eluaasta oli vaimselt kõige keerulisem aasta. Kõige keerulisem. Ja 30 oli selline täpselt selline kujunemine, et nii-öelda suunamudimine täiesti, et nagu ja alles paar kuud tagasi alles käis selline asi ära, et vabanesin igasugustest, ma ei tea, armuvaludest või mingitest sellistest ebavajalikest asjadest, mis nagu häirivad või segavad, mida pole vaja elus, et peaks nagu seljatama need, et mis kõik seal möödunud on, et vahel on hästi raske olla selline empaatiline ja tundlik, ja kuna mul on sellised lähedased inimesed, kellega ma suhtlen igapäevaselt, sina rabad ja jooksed ka nii palju ringi, et aga ma tunnen ennast nii mugavalt sinuga, et kõik mu sõbrannad ongi, sa ei ole ju 30. Ei ole tõesti. Nad ei ole 30, nad on minust nagu natuke vanemad, aga mulle tohutult meeldib just see, et kui on ka rasked momendid olnud, siis mind on aidanud just need kogenud naised, kes ütlesid, Silvia, ma mäletan, ma olin täpselt selles samas olukorras. Oligi keeruline seal 30-ndates. Raha ei ole ja mis kõik, lapsed on väiksed ja et kõige vanem sõbranna on mul, saab
homme saab 62, aga ta on hingelt nii noor, et ütlen, et ta on nii särtsakas ja siis ma imetlen ja mõtlen, et kuidas. Ja mul meeldib endast vanematest, targematest, kogenumatest nagu õppida. See on hea huvitav teema, et ma olen ka täiega mõelnud selle peale, et justkui mingite inimestega nagu polegi nagu vanusel nagu mitte mingit tähtsust, et suhtlemine käib kuidagi hoopis mingil teisel tasandil ja sellisel tasandil, kus ei olegi nagu vanust. Ja just täpselt. Ja siis on olemas sellised isiksused, kes on juba noorest peast vanad. Jah, just. Mõnes mõttes, see on veider, et ma ei oska ka ennast kuidagi nagu lahterdada, vaid et mul on just selline või olen teatud need inimtüübid või et vaata, nii nagu mu elus on hästi palju erinevaid inimtüüpe, et on kiriku inimesi. Nagu siis mõtlen, et nad on nii erinevad, no ütleme nii, et kes nüüd hakkab kandu oma nimelisi, teate see seltskonna daamid, vaata, mis need on need suunamudijad ja influencerid, kes on tohutult sellised noored, no neid inimesi tunnen ka ja nad on nii erinevad ja siis on veel sellised inimtüübid nagu assesauga, vaata, need müstikud ja need paljud neist on nagu veganid ja vaata, mis see kõik see teema, et ma kõigist tahan midagi, mulle meeldib kõigist midagi, et mulle meeldib kirikus käia. Ma olen selle Toomkirikuga seotud, mulle see kolmas laps läks kooli ja ta läks Toomkirikuga seotud kooli, Toomkool. Käisin seal 1. septembril käisin aktusel, see toimus Toomkirikus. Seal mul on 3 vanemat poega ristitud ja kuidagi selline teistmoodi aura ja nägin lapse klassivaatajad, kõik on nii toredad ja mul oli nii hea tunne, et ta sinna läks. Ja lapse isa lubas toetada igakuiselt seda kooli, see on tasuline kool. Aga siis ma võrdlen neid koole ja siis need keskkonnad on nii erinevad, et oma lapsele tahad ikka ju alati parimat. Tegelikult ideaalist on siin tunne, et võtaks, kui mul 2 suuremat poissi ei tegeleks nii intensiivselt muusikaga, siis tegelikult ma võtaks kohe nad sealt mubast ära. See muba kool on nagu selline sigatügas Harry Potterist. Võiks niimoodi kirjeldada, et seal on väga põnevaid isiksusi, et mõned mõjuvad hästi laste, mõned ja seal on lihtsalt see, et paljud õpetajad teavad mind ka sellest ajast, kui ma käisin seal koolis ja nüüd on minu lapsed seal koolis, siis see on kuidagi selline, ma käin seal hästi kiki varrukil ja kui poisid mingisugust pahandust seal korda saadavad, siis ma nagu jah, see 3 asutust on hästi olulised mulle, mis on minu tööga, eluga seotud, muusiku eluga on Rahvusooper Estonia maja, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja siis see Eesti muusika- ja balletikool. Et need 3 on tegelikult hästi seotud oma vahel. Et kui poisid midagi korda saadavad seal mubas, siis see info läheb Muusika- ja Teatriakadeemiasse tuleb ka minu töökoha kohta. Siis ükskord läksin tööle, siis küsis, kuule, mis poiss korda saatsid seal, nüüd on sellised jutud ja see, mida? Kõik kolleegid teavad, mis minu poiss seal koolis teeb, sest nad õpetavad. Nad on kolleegid seal teatrimajas, aga nad on õppejõud seal koolis, kus mu poisi käivad. Et see on jah, 29 oli kõige keerulisem aasta, aga nüüd on uued väljakutsed, et mu kõige vanem poeg saab täismeliseks ja on saanud, tähendab, ja see on vahepeal kärgatab see kõhu ikka nii karmilt, et kui me siia täna tulime, siis tegelikult oli ju poistel selline muusikatrenniaeg. Trenniaeg ja ma ütlesin, et veel nii palju saad, et sul on väärtuslikud 10 minutit varsti jõuab Merje siia, et siis see meil saab, see kolistamine saab läbi. Kui konkreetne ema sa oled, mis puudutab muusikat ja muusikatrenni tegemist ja harjutamist? Kas kõik või mitte midagi? Et kui juba seal pilli mängid ja kui sa oled valinud, et siis saab muusik, siis ma pigem tahan, et nad teeksid seda maksimaalselt, et ja jube raske on seda teha, et kui on PlayStation näiteks seal kuskil, eks ole, või need nutitelefonid ja need, no kõik see maailm, vaata, tuleb nii karmilt tuleb sisse tänapäeval, et kui ma olin väike, no mul oli see, et ema pidi võitlema, ma tahtsin lihtsalt õues mängida ja olla. No see kahju, et poisid ei saa mul lõue minna. See on
vahepeal ma tunnen selles osas ennast kohutavalt läbikukkunud emana, et kui see on nii palju lapsi, siis ikka kasvataks need poisid, kes tahavad nagu möllata, nagu siin nad möllasid. Et seda võiks teha ikkagi majas aiaga. Poisid, minge õue, tead. Mängige palli seal ja röökige nii palju, kui tahate. Siin mängige palli ja röökige palju tahate. Siin on nii parkla ja autod ja ei ole vaja neid probleeme. Kuule, aga naabritega ei ole teemat, et siin selles toas saab harjutada pilli hästi ja siit läheb üle tee, siin koridorist üle tee on see tuba, kus saab mängida ka, aga äärmisest toast ma olen juba saanud siin ühel pool on naabrid, kes on ühe tuntud poliitiku ema, isa ja ükskord oli, ma vahetasingi lastetoad ära. Olen ise nüüd seal toas oma asjadega, kus olid enne lapsed, sest et kord koputati, kui poisid veel palli mängib, meie siin vastu seina, mul kukkus hõiul alla. Kui veel mängivad, siis me kutsume politsei. Poisid, eriti pärast 10, et ise, mina magasin seal hoopis teisel pool, ma ei teadnud, mis nad seal teevad. Salajaksid palli mängima, mis poisid, saate te aru? Aga kuna aru ei saadud, siis ma kolisin sinna tuppa, et saad rahu, mina seal palli ei põrgata öösel. Ma mõtlen siin praegu, istun su kõrval ja mõtlen, et ma isegi ei mäleta, millal ma viimati nägin sind niimoodi istumas rahulikult ja et me niimoodi räägime juttu, sest kõik on meil nagu sellise, nagu tempo pealt, kiirus ja sinu elu on ikka nagu meeletus tempos, et nagu kuidas sa selle tempoga ise nagu jaksad kaasas käia? Kas sa mõnikord väsid ära ka või? Loomulikult. Täna ma magasingi kuskil kella 2 või. Et teile oligi see pärast tööd ju teatrirahvast. Möllasime, kutsuti veel kuskile veel erapeole niimoodi teatrirahva inimestega, see ooperiteatri. Äge oli ju balleriini ja ooperarvega koos. Nad on väga vinged sellised tähistajad ja aga jah, vahepeal tuleb välja puhates, et eelmistel õhtutel siin on kaalnud kogu aeg õhtu hilja üritus lõppenud ja tegelikult ongi nii, et kui on tund aega nüüd möödunud, siis ongi telefonis on umbes 15 chati, millele vaja vastata. Mul 2 vanema poisi vanaema solvus, et ta kirjutas mulle ja küsis, sai vastuse, sai alles hommikul ja ta tuletas ennast meelde, et olgu, ma ei ole oluline üldse, et ta ei adu seda, et kui palju. Sest vaadates Facebookis su esinemiste graafikut või jälgides seda, siis see tundub ikka täiesti pöörane. No augustikuu kuidagi oligi ürituste rohke ja oli. Aga see oli maamuti nagu äge, et 3 mõisat 24 tunni jooksul käia läbi, see oli hästi tore. Ja tegelikult jah, teatritöö on selle teistmoodi asi, et mul ongi see dilemma, et teatritöö ma teen stabiilne, vahepeal tuleb, see on selline ametlik töö. Samas on nii, et 2 esinemise õhtuga vahel on niimoodi, et ühel päeval teen rohkem tööd ja ma saan kogu kuupalga kätte. Ja see juures ongi nii, et teatritöö peab olema esikohal. Kui sealt jääb aega, siis teed muid asju. Et siin sünnipäev sai peetud uhkelt, sest et 30-selt mul on polnud pennigi. Tõesti, ma ei tähistanud isegi ema, isa, õdedega, ma ei kutsunud, see oli just see ülemineku aeg, et ma läksin kooselust lahku, ma olen nüüd aasta aega olnud ise majandanud ja see, et mul oli seal see müstikuga, me ei elanud, ma ikkagi maksin oma arved ise ja ma ikkagi oma siia ruumi teda ikkagi nii, et ei jõudnud lasta. Olid mõtted, aga juba planeerisime niimoodi, aga siis tulid teatud nüansid ja siis oli jah, et siin pool aastat ma olen tegelikult vägagi võtnud aja maha selles osas, et ma olen aru saanud, et ma võin ütleme nii, et selliseid tiivaripsutusi lubada omale, aga sellist kasu isa siia koju ma ei saa võtta. Kuule, tegelikult on see meeste teema kindlasti ka see teema, mis kuidagi jõuab väga jõuliselt kollasesse ajakirjandusse. Jah, et
ma ise olen mõtisklenud, et just kollane ajakiri, kas nagu ei leita, et see on juba natuke ammendunud, et mina arvan, et rahvas on nagu väsinud, sest et lugemast, kes on koos, kes on lahus, et loomulikult see on hästi veider ka, et kui ma siis, vaata, ma tuntud inimesena ma pean lihtsalt teada andma, et nüüd on suhe läbi, sest kui ma ei anna teada, siis nähaksime võib-olla kuskil kellegi teisega, oot, siis tehakse mingi klõpsud, et näed, et on koos, aga näed, et on seal kellegi teisega, et noh, siis tuleb teada anda ja siis on muidugi rahvas, miks ta peab oma eraelust niimoodi pläkutama, et jaa, aga miks need laulja Stefan siis oma pulmi nii see on eraelu kõik ju, eraelu on kõik, et Padalen Padarabiellus, eks ole, teeme kõik, mis tal seal oli ja või Liis Lemsalu saab beebiks, et Liis Lemsalu saab beebi ja et just, et see on kõik eraelu tegelikult või et kellelgi sündis keegi või keegi abielus, see on kõik eraelu. Kokku lahkuminegi on samamoodi, et alati just siis kuidagi nügitakse, et kui lahkuminegi, aga miks ta peab seda kõigile kuulutama? See on nagu, vahel ma mõtlen, et vahepeal me paneme imestama, kui kitsa vaatega on inimesed. See on uskumatu ja neid on. Ja ma näen ka tänaval jalutan, ma näen sellised inimesed, kes on nagu nad juba otsa vaatavad, et surm ise, et näed, et ta ei tunne elust rõõmu. Ja kui näiteks mulle meeldib inimesi jälgida, kui ma käin kohvikus, näiteks vaatangi, et mis isiksused on, et see on huvitav näha. Mäletate seda saadet on, seda seriaali Kartulid ja apelsinid. Ma ei vaadanud neid, aga mäletasin, et on olemas kartulid ja on olemas apelsinid. See on nii, ma vahepeal ütlen, et kartulid ja siis passion fruit. Passion fruit on nagu need, ja siin Eestis on nagu, ütleme nii, et on palju kartuleid ja siis kuidagi need passion fruitid kuidagi ei sobi siia. Aga samas ma kujutan ette, et minusuguseid isiksusi on Brasiilia täis või Hispaania või Itaalia. Jah, aga siin on lihtsalt selline kuidagi kont kõhus peal nagu rohkem olema. Kas sa siis oled, jääd iseendaks või ma olen aru saanud, et inimesed lõpuks õnneks harjuvad kõigega, et kui kunagi mul ema ostis kõik Õhtulehe ajakirjad ära, Õhtulehe ajalehed ostis kõik ära Juurus, sest et see oli siis, kui pasundati sellest, et ma läksin oma 3. lapse isast lahku, see oli esimene nii-öelda väljatulek niimoodi meedias, ema oli nii, mu tütar on Õhtulehe ostis ära, et keegi jumalast ei loeks tema lapsest, et vähemalt Juurus seal külas, et keegi saaks lugeda. Aga nüüd ta on kõik paksu nahaga, ema nagu andistab ja on saanud aru, et kes on tema tütar. Eks ta vahel siiamaani aru ei saa, et põrkume vahel ikkagi. Aga see möll, kui see sinu ümber siis jälle see kollane ajakirjandus nagu, ega nad ei ole ka ju aeg-ajalt ikkagi nagu sellised sõbralikud, et ega tegelikult nad ju salvavad ja aga kuidas sa sellega nagu hakkama saad, sest päeva lõpuks pead sa tulema ikkagi koju, olema ema oma lastele ja vahel tunnengi, et kas selle peale nagu ei mõtle või? Et okei, kui ma oleksin Brigitte Susanne Hunt, mul ei ole lapsi, oletegi iseenda selline, kuidas ma ütlen, iseenda peremees. Et jaa, ma loomulikult see ongi see, et kas mul siis võib olla mehi elus või mitte, et ma olen ikkagi ema. Vahepeal mõtlen, et kas mul ei tohi siis olla kedagi. Ja kui meesterahvaga kuskil siis olen, mind pandi paari abielumehega, mis elu 24 arvas, et ohoh, Silvia tuli, et aga kas mul mees sõpru siis ei või olla? Ja mulle õudselt meeldib, et näiteks Assega saan hästi läbi, et eks-Peikaga me saame nagu nii hästi läbi, et ta meeldib mul poistele väga, vanematele poistele eriti. Kui ma seal Ameerikas olin, siis Asse võttis minu poisid sinna mõisasse, seal mitu päeva seal poisid esinesid seal jaanipeol ja nii kihvt, ma vaatasin, saatsid videosid, kuidas nad seal käisid ujumas ja siis vaatasid tegid teleka õhtut, seal oli see papagoi seal, kes mul siin ka elas ja papagoi seal näris neid snäkke ja kõik seal nii äge, et ei ole vaja, et me ikkagi ei pea läbi saama, et üldiselt on ikkagi okei, vaata see, et noh, tead mingisugused sellised
teatud vaated, aga mina laseks lahti kõikidest nendest, et aga kuidas. Vahel on lihtsalt loomulikult see, et pead austama teiste seda. Vahepeal ma poen, et oot, see talle ei meeldi, et ta ei mõista seda, siis kuidagi püüad ikkagi, kui mingil hetkel muidugi tuleb arvestada sellega, kuidas teine on harjunud näiteks eriti oma perega, et ma ei saa nüüd ju nõuda ka näiteks sünnipäevapeol, et kõik õed tulge, et ei ole, kõik õed ei, selles osas ütlen, et mul on normaalsed õed. Ja pigem vahel, jah, et mul on mitmel õel on ikkagi väga pikad kooselud ja eks sa tegelikult täna saad selle meediakäraga hakkama enda sees, jaa, me olime seal teemal. Ja just see meedia asi tegelikult on olnud, oli selline moment, et ega ma seda ei jaga, see ongi see, mida ma jagan siis Facebooki sinna näiteks, et kas seda, mis kuvandit mina tahan endast, et loomulikult on raskemaid hetki, aga inimesed ei taha näha selliseid kuidas ma ütlen, halamist või kurtmist, et tegelikult me kõik oleme elanud oma elu täpselt nii keeruliseks, nagu me ise oleme seda soovinud, et siis ma mõtlen, et aga vahel meil on vaja kellelegi välja elada ennast. Ja siis ongi see, et kus sa seda teed, kui sul näiteks ei ole sõbrannasid, kelle rääkida, siis sa näiteks räägid sotsiaalmeedias ise kuidagi. Aga ei ole nii, et kui sa tuntud inimesed on kõik hästi. Et ma olen selles osas väga lihtne inimene ja kõik tunded on. Ma lugesin seal Toomkoolis oli seina peal, et emotsioonid teevad meist inimesed. See mõtlesin, just lugesin seda, mõtlesin, et see on õige kool. Õige. Aga kuidas sa oma emotsioone siis nagu maha saad? Mis sa teed? Nutad? Teed trenni? Tantsid? Nutnud olen ka vahel siin ongi, et kui poistega näiteks. Jaa. Kas siis nutan või tegelikult jaa. Oleneb, mis emotsioon mind kõnetab. Et meil võtta see saade tehti. Esimene saade on väga lõbus, tore, kõik on jääks hästi, aga 6. saade, ma kardan seda natuke. See seriaal, 6. see oli nii, et mul oli tegelikult oli, see oli 27. august oli see. See oli päev, kus teatrilaada päev just. Ja õhtul oli mul vaja esineda Tallinna Kammermuusikafestivalil. Klassikaraadio võttis üles seda kontserti ja Rein Rannapi teoseid pidi mängima. Seal esitama ühte Rein Rannapi teost 2. Aga ühte me ikkagi lõpuks ei esitanud. Ma olen emotsionaalselt siin nii katki. Ma ei tulnud toime. Teatrilaadalt tulin ära, seal nii ägedad emotsioonid, sain rääkida, kohtuda toredate inimestega melu ja siis tulen koju, tahan hakata valmistama kontsertiks ette, aga siis on siin, et see teema, et minu ema oli läinud minu lastega konflikti. Mu ema oli käinud külas siin, käinud korraks ja siis nad läksid konflikti ja mina pidin olema see siis, et kummal õigus on. Keda siis valid, kas lapsed või ema? Mõlemad on olulised sulle. Kui sa siis sel hetkel ma võtsin ema poole, ema oli ära läinud, aga siis lapsed ütlesid, et ema ütles nii ja naa. Ja siis ma küsin ema käest, miks sa nii siis räägid? Ema ütles, ma ei ole öelnud. Ja siis lapsed said minu peale pahaseks, eriti see teismeline. Ja siis siin läks nii närviliseks ja õhkkond ja nii suureks haukumiseks, et ja semale kaamerad võtsid kõik üles. Et sul olid kaamerad sellel ajal siin kodus või? Jah. Et ja siis oli see, et või ma ütlesin, seda lahend, oligi veel see, et tulin teatrilaadab, käisid meil ruttu Stockmannis, võtsin nagu head ja paremat süüa, et poisid peavad harjutama hakkama. Et ma mõtlesin, et teen neile head tunnet, et näitsin head söögid, mul ei olnud aega süüa teha, vaata, see ongi see, kui ei ole sel hetkel aega, et süüa, siis võtad Stockmannis, et kallist toitu, seda soel, et väga hea, maitseb. Tõin maasikad, arbuusi, siis ongi see, et laps sööb ära, kui maasikad peale, aga siis ta on nagu pahane, samal ajal ma muidugi räägin ja muretsen, et pean harjutama, läksin harjutama, aga siis ma ikkagi mõtlesin, et helistas, no ütleme, et pidin lahendama selle olukorra, et mulle meeldib, kui jääb mingi konflikt õhku. Ja seda ei saanud lahendatud, aeg jookseb ja siis kui varsti pean sättima ja siis ma läksin vahepeal hoopis teise tuppa nutma.
ja siis ma vaatasin, et kapil lendas, oli lennanud see uks ka ära, mõtlesin, et millal seda saaks parandada. Neitsi tähtkul hakkab kohe see, et miski kuskil, et see, et mul siin kuskil seintes mingisugused tapeedid maas, kogu aeg ma pean nendega elama. Tegelikult minu neitsi tähtkul tahaks, et teha siin selle renoveerimisega mõtled, aga milleks, et varsti on, lapsed teevad varsti uued asjad. Aga see oligi see, et ma tundsin, et ma ei lähe täna sinna kontsertile. Ma ei lähe lihtsalt. Ma olen lava kõlbmatu täiesti. Ja ma tean, et seal esineb ka Marcel Johannes Kits näiteks. Ja ma sain siis sel päeval teada, et kõik nad harjutavad korralikult, neil on aega olnud, et harjutada, ette valmistada ja ma ei saanud seda teha. Miks ma lähen läbi kukkuma ja põruma klassikamuusikute, kellelt ma väga tegelikult, see ongi vahel see, et kas ma nüüd siis pean kuidagi neilt mingisugust tunnustust nagu saama või siis lasen olla. See oli üks vähestest minu jaoks, ma juba mitu päeva tegelikult seal kaamerate halasin, et see kontsert tuleb, et käia Anja Mõisas seal publikul esimeses, see on nii mõnus, sinu kontsertidele esineda, nii mõnus, seal on hoopis teine publik. Aga Mustpeade majas seal oli niimoodi, et kondkõusu vaatad neid inimesi, kõik on nagu haid ja vaatad, sina, kes sa seal bikinides kroonikal poseerid, näita siis, kuidas sa mängid. Kas sa seda arvad, et nad vaatavad või nad vaatavad? Ja siis see kontsert läks lõpuks hästi, ma läksin ikka lõpuks kohale ja seal oli see, ma muidugi mingil hetkel ütlesin, et korraldajale, kes on hästi tore inimene tegelikult, ma ütlesin, et ma ei tule. Sa ei tea, ma ei hakka rääkima, mis siin juhtus. Ei, Silvia, sa paned nüüd kleidi selga, tuled siia. Et Klassikaraadio tuleb üles, kõik on arvestatud. Siis ma läksin. Eks ta siis sealt saatest näete, mis sinna eelnes. Aga läksin sinna, need lood, mida pidin mängima, sobisid vist selle emotsiooniga nii hästi, et kõik pasid. See oli erakordne. Kaameral, et kaameramehed siis, ma ei oska seda öelda, mis seda professionaalset nimetus. Kes need kaameramehed, nagu, kuidas sa nimetad neid professionaalselt? Mis nimetusega? Ma ei tea, ilmselt operaatorid. Just. Nemad, et Silvia hästi läks ja mis sa siis, kõik läks ju hästi. Ma nägin, kuidas seal üks näiteks meeldib õbe ja ma ei ole siiamaani julgenud kuulata Klassikaraadio ülekannet, et kuidas siis oli. Mingi hetk võtan igaks üks veini kõrvale ja siis kuulen. Okei. Kuule, aga sa rääkisid siin müstikassest, et kui palju sa ise sellist müstikamaailma usud või selle sees oled? Seal ongi see, et tead tegelikult sellesse tuleb uskuda. See ongi, et see müstikamaailm, see ongi see, et on vist ka natuke nagu erinevad liigid, aga ikka mina ütleks uskumus on kõik üks. Ma isegi ütleks, et need, kes usuvad religioosset kristlusesse, neil on tegelikult see kõik üks selline, see on ka müstiline maailm tegelikult, see vaimine maailm tegelikult. Jaa, selle koha pealt ma olen suga nõus, et oluline on see, et inimene üldse midagi, millessegi usuks, et kas see on siis mis iganes, on need inglid, on see Jumal, on see rahustavad teda kaardid või ruunid või kristallid. Mul on põnevad kaardid, mul sõbranna kinkis mulle hästi põnevad kaardid. Tegelikult kõik, mis on hea, kõik, mis toodab head, mina usuks kõigesse sellesse. Et ütleme, et Asse oli võib-olla natuke äärmusesse, et tema kui võtsi, et punase veini joomine on halva energiaga, nii ekstreemseks ma lihtsalt ei läheks. Ma mäletan, kui ma läksin talle mõisasse külla, võtsin minišampusse pudeli, siis üldiselt nagu väga alkoholi ma majas, aga mitte ei tahtnud näha ja siis oligi siis jõin selle minišampuse ära, aga teisel õhtul võtsin veel ühe minišampuse, siis ta küsis, kas ma olen alkohoolik. Aga mingit sellist kindlat, ma ei tea, et lähed esinema, et siis on sul nagu mingi a la talisman kaasas või et mingisugust rituaali, mis sa enne teed. Kui liiga palju on neid, millest ma võiks uskuda, siis ma mõtlen, et vahel lihtsalt räägin nagu mõttes ise endaga. Ja, et kuidagi püüan, sest ega keegi teine, ma ei saa kellegi teisele loota, ma olen kuidagi elus nii palju läbi elanud, et ma olen ikkagi aru saanud, et tuleb ainult ise endale loota. Ja siis ega see, kui ma läksin sinna lavale,
ma arvan, et see on üks kõige hirmsamaid lavale minekud mu elus, mis oli nüüd seal festivalil. Ma pärast rääkisin, seletasin ka, et Rein kirjutas mulle kirja, et mis juhtus, et sa Silvia, ta oli pühendanud minule ühe teose, burlesk, ja ma seda ei esitanud. Ma ei esitanud, sest ma ei saanud talle seda ette mängida, mul oli võimalik, Rein oli tervisega mingisugused probleemid ja ta tuli alles seal viimasteks kontsertideks festivali lõpupoole tuli ta kohale niimoodi, aga ma ütlesingi, mis mul on, et vaimselt, et ma küsisin kontserti korda, et kas sul lapsed on. Ma ütlesin, et tal ei ole lapsi. Et selles osas ma ei saagi talle seletada, et mis mul on. Ega see ongi, et kui sa lähed lavale, ega kedagi ei huvita, mis sulle enne läbi elasid. Sa pead oma lugu esitama ja hästi esitama. Ma siin nuttes kaamerafilmis, kui ma nutsin, arutasin, et ma pean minema ikka esinema. Aga jah, see uskumuse teema, see on hästi huvitav, see on tõesti huvitav. Ma tahaks rääkida ühest näitest, aga samas Triin Lellep, vaata tema abikaasa on ka, vaata tema on see, et tema abikaasa tegeleb kanaldamisega ja see on seotud tulnukatega. Ja siis ongi see, et tunduks kõik siuke, eks ole. Aga ma olen lihtsalt nii uudishimulik. Mul see huvi on see põnev, aga kuidas see siis võimalik on, et need astroloogilised asjad, vaata kõik, et elude numbrid, ma loen seda meistri numbri 33, mis mul on, aga kuidas see võimalik on, et keegi kuskil numbrite järgi lihtsalt teab minu olemust ja minu seda, tegelikult paneb imestama küll, sa võid ju panna need, ei, see on mingi aga samas sa loed ja siis tunned ennast ära, aga mis see siis on, eks? Just. Et mis seda ongi, jah, elude numbrid, mis arvutad lihtsalt, see ongi naljakas, eks ole, oma sünnikuupäevad arvutad need kokku või siis on horoskoobi asjad samamoodi. Et see ongi see, kui ekstreemseks siis minna, et no vaata, ma neid kakaotantsustel ei käi nii palju, et need kakaopeod ja need tantsud, mis on nendel. Ma ei taha ennast, siis ma tunnen jälle, et ma raamin ennast kuhugi. Ma võin seda kakaod juua, niimoodi olla sellel peol, kus on põnevad tantsud, aga et panen suled pähe ja teed kriimud pähe ja kõik, ma olen sellistel pidule isegi esinenud, ahah, sain hiljuti nüüd teada Urmas Eeroliim, kes saate tegi, tema küsitas aastat, et millal sa siis Silviasse ära armusid. Ja siis oli seal, oli olnud veel ekstaatilisel tantsupeole, kus ma siis mängisin tšellot ja aga siis ta vist arvaski, et ma olen võib-olla ka selline tohutu spirituaal. Mul lihtsalt meeldis seal mängida, mul meeldib erinevus rikastab. Ja sellepärast ma tunnen, et ma olen väga rikas inimene, et ma tunnen, ma ei räägi sest, ma ei tea, ma võin pennitu ka olla vabalt. Aga see ei ole mingi probleem. Viimase 3 euro eest oma lemmik kohvi võtta. Seda on olnud. Viimati oli augustikuul. aga ma kogusin võtta, et pidu ma tahtsin teha sellise, minu arust nii väärt asi, et kui saad oma inimestega kogeda mingeid asju, et mul hästi tähtis on oma inimestega ajaveetmine, et ma ei oska kuidagi minna metsa ja üksi jalutada, vaid seda oskust mul ei ole. See on nii huvitav, kui sa räägid, et sa muretsest sellepärast, et sul ei tule mingisugune lugu välja või et sa pead väga palju harjutama. Aga peab seda tegema tegelikult. See on professionaalsuse tunnus ja tegelikult mul öeldi ka, Silvia, üks professionaal niimoodi ei käitu enne. Ma olengi läbi kukkunud muusik, ma olengi läbi kukkunud ema vahel, ma tunnen ja ma olen täiesti läbi kukkunud naine ju, vaata. Ja tead, aga selles mõttes on seda nii veider kuulata, sest sina olid see, kes minu nina konkreetselt klassikamuusika sisse pani ja tänu sinule ma olen seda kuulama hakanud ja sinu kontsertitel käinud ja see kõik on lihtsalt nii müstiliselt vinge ja kõik need muud kergemad žanrid, mida sa siis mängid, see lihtsalt nii hea ja see on nii huvitav, kui sa räägid, et sa oled nagu a la läbi kukkunud või see ei olnud nii hea ja see ei olnud nii hea, et vaata kui huvitav, kuidas me nagu ise endale paneme nagu veits puid alla ja teised inimesed kõrvalt nagu lihtsalt imetlevad. Et just mina seda... tunnen, et seda kvaliteeti, et see on ikka mega kvaliteet, mida sa teed.
seda ütleb inimene kõrvalt, kes ei ole vaata nii selle asja sees. Vaata, seal tulebki sisse see, et ma olen üles kasvanud lihtsalt see muusikaõpingu maailmas, mis on selline distsipliin ja see on see, et sa pead ühte asja tegema ja seda hästi tegema ja ma tean, kui palju tunde tuleb harjutada. Ja see lapsepõlves ma tegin selles osas ma olen väga tänulik oma ema isale, et nad distsiplineerisid mind ja see distsipliin, ma sain selle kaasa nüüd ja see läheb oma lastele üle, et paljud tulevadki, et aga kuidas see nii andekad on, aga seal ongi see, et keegi peab nõudma ja siin ongi see, et peab lubama poistel korvpalli mängida, nad tahavad seda teha, nad siin mitu tundi juba täna korvpalli mängib. Et tegelikult ma olen juba päris hea ema olnud, et pilli harjutas Stefan ju 1,5 tundi, aga korvpalli on ta seal, see minikorvpalli panin sinna ukse külge. Siin just kahjuks võeti ära üks korvpalliplatsi lähedalt, ja seda ta mingi 3 tundi vist täna mängisid, hiimad higistasid seal, mängisid, et just see balansi leidmine, see tasakaalu leidmine. Ja vahepeal tunnen, et elu jookseb eest ära ja kuidagi seda eriti raske oli mul siis, kui ma olin Marcelliga koos. Siis ma nägin, kui ta harjutas 5, 6, 7 tundi päevas. Ja siis tema kõrval tunnen küll, et miks ma üldse pilli käes hoian. Et kas ma võin ennast üldse tšellistiks nimetada. Ma ju tegelen, ma ei tea, sokkide korjamisega ja lagade koristamisega ja plaasterdamisega ja ükskord oligi, et mäletan, läksin lapsega parki jalutama ja siis tundsin, et aga miks ma nii lapsega pargis jalutan, kas mul on nii palju aega või, et lihtsalt lapsega pargis jalutada, et ma peaks pilli harjutama. Ja siis ma tunnen, et selles osas ma on vabastav tunne see, et ma ei pea tundma süüme piima, kus keegi kõrval ikka terve päeva ja harjutab. Mina teen süüa, siis käin poes ja et ongi keegi peab panema. Aga see mulle jubedalt meeldis, et väga hästi meeldis ja sobis, et kui mees oligi, jah, ta väga solvus, kui ma ütlesin välja selle, et mul isa ühes saates, Taavi Libe saates, ma ütlesin, et mul isa ütleb, et mul on 5. laps. Aga mis sellest siis halba on, ma ei saa aru. Ma ei võta seda kui negatiivselt, aga mees võttis väga negatiivselt, et kas me peaksime üldse jätkma koosema. Okei. Kas me peame vahepeal ütlema, et meil on siin ukse taga Kuule, kas me mängijad, et selles mõttes, et siin peaks poisid jah. Miks ei saa? Me mõtleme mingidagi muud, aga Artur, kas sa tead, et me tegelikult siin kostub, seda autot ei tohi siia tuua. Kas sa läheksid palun lastetuppa mängima? Artur, mine, ole hea. Vabandust. Ma isegi mõelnud seda, et päris ära peab katkestama. Et vaata, mõnikord on nii lahedad, et need sellised, et... Ma tulen. Nii. Katsun olla kuidagi. No nii, aga Silvia, kas on mingi selline asi, ma ei tea, mingi hobi või mingi tegevus, millest tegelikult inimesed absoluutselt mitte midagi sinust ei tea? Mulle tegelikult lapsepõlve saadik on meeldinud joonistada ja maalida. Mõtlen, kas mul endal siin kodus ei ole, ma väga hindan kunsti. Ja ühesõnaga, ma võiks, ma arvan, et kui ma oleks kunagi siin rikas naine olen, siis ma ikka kunsti soetan ikka väga hea meelega ja mulle endale meeldib ka maalida ja ma olen lihtsalt seda kõik kingituseks ära teinud. Siis mul endal siin endal kodus ei olegi mingit näidet tuua, aga see on väga meeldiv teha. No, ma arvan, et see käib väga paljude kunstiga kaasas. Kas see kunsti tegemine on sinu jaoks nagu selline teraapiline tegevus, et sa kuidagi saad kindlasti teraapiline. Mulle meeldib seda, et panna hästi proovile, oskusi proovile, kas see kassi ei sega või? Ta uudistab seda raameti. See on isegi päris lahesi. Ta uurib, et mis. Aga ma tahan, tea, mis on huvitav. Mul tuli ju sünnipäeval kohale ka Beriti, üks kõhutantsutantsija. Ma tahan kõhutantsuga alustada. Ma tean, et seal on üks Anne. Ja see ei vaja, kõhutants ei vaja tantsupartnerit, et kellegi kokku leppida. See on üks väga kihvt asi, mida olen mõelnud, et miks see nagu ihad see kõhutantsu vastu idamaise muusika. Ma vabale kuulen sellist idamaist tantsu, idamaist muusikat ka väga hea, kõik need ladina
ladinarütmidel on väga ägedad. Ma oskan ju džembeid ka natuke mängida. Selle oskuse omandasin siis, kui ma oma esimest tööd tegin. Minu esimene töö oli Oldeansa restorani muusik. 6 eurot tunnis. Ma mäletan, kui äge oli ikka. Töötajad said ikka need kallid load 1-2 euro eest. Aga seal jah, tuli mängida need, ma töötasin siis, kui Stefan oli see kuskil 2-aastane või midagi, seal siis ma alustasin. Aga seal oli see, et muusikuks, mis sa pidid seal mängima, kas tšellot seal ma ei mänginud, see oli liiga moodne pill. Seal ma pidin mängima nükkelharpat, fiidlit, hurdy-gurdit, need pilled ei tea võib-olla. Aga fiidl on nagu sarnane, viiuli suurune pill, aga mängisin 2 jala vahel. Ja siis poogna hoida, kõik see oli teistsugune. Nükkelharpa on ka selline, et ma sain, kui muidu mängitakse see kuidagi sedasi, kas on hästi huvitav pill, siis ma jälle panin 2 jala vahele. Ka nii sai mängida. Ja hästi naljakas oli see, et see muusikute ülemus siis andis mulle YouTube'i videosid, et võta kodus ämber ja siis õppisite kämbriga, panid tagurpidi ämbriga, see põlistasid ja proovisid neid asju ja seal ma tundsin seda, et kõik muusikaliigid on põnevad ikka, et ei tahaks ainult rocki mängida või ainult klassikat. Vahel oli päris äge mängida kõike seda, see Oldeansa keskaegne muusika, mis olid trummid, flööt ja fiidel, selline Aga kui vanalt sul see emaks said? Emaks sain 18-aastaselt. Ja kui sa täna mõtled, et kas see oli nagu õige aeg või oli see vara või nüüd tagant järgi vaadates? Ei ole õigeid ja valesid aegu on ja? Ma mäletan väga hästi seda emotsiooni. Ma tahtsin juba 16-aastaselt perelooma hakata. Jaa, päriselt ka. Ma tundsin, et pereelu ja tundsin kuidagi, et see oli nii äge. Ma käisin kirikus sellel ja see oli hästi palju noori emasid ja vaata kristlik ja seal ongi maailmas on nii, et abielluvad noorelt ja saavad lapsed nagu ja siis ma vaatasin, see oli nii äge, lapsed tohutult meeldivad ja kunagi mul see eksam siiamaani naerab, sa tahtsid 8 last saada, nii nagu mul isal vaata 8 tütar, nagu minu emaga 6 ja 15-aastaselt ma arvasin, ma olen ühe mehega elu lõpuni, ma tahtsin kindlasti, kohe tundsin, et nüüd hakkan otsima. Nagu siis, jaa. Need oli siis, kuidas ma ütlen, Stefani Tristan isa, siis oli esimene selline, minu tundus kui mees, sest ta ikkagi ta ei kartub mu isa nagu need teised sellised nooremad, et ta oli juba minust 5 aastat vanem sel hetkel ja ma kuidagi tahtsin varakult suureks saada. Vaata kui lahe. Ja et see kõik oligi, ma ikka väga intensiivselt ikkagi lõpuks ma tundsin, ma tahan pere luua siis, aga sa ei saa ju, see peab kokkuleppe olema ju mehega. Et ma olin päris, kuidas ma ütlen, et ikkagi ma pean saama, mida ma tahan. Päris huvitav. Aga sinu suhted ema ja isaga lapsest saadik, jah? Ema ja isaga suhted, minu isa teeb praegu, et ma olen tütardest üks väestist, kellega saab nagu ikkagi rääkida, kes ju kuulata ja kuigi ütles, et sa oled Silvia kõige rohkem aigitent tütardest. Aga ometi kuidagi seal on see, et jah, aga samas ma olen ka palju rõõmu toonud. Et tegelikult lapsedki ju toovad rõõmu ja see on hästi huvitav, et tegelikult ma olen mõelnud, aga mis oleks siis saanud, kui ma Stefani teiste isa, kes on täiesti mitte muusik ja temaga vaata läkski see elu muusikast nagu mingiks ajaks eemale, et tegelikult mul on lüngad sees minu muusikuks saamisel. Mõned aastad ma olin kodukana täiesti. Nautisin emadust. Kui see emaks ma ikkagi kodus ja sellepärast kutsuski õde mind Oldeansasse tööle, et kuule Silvia, kui palju kaua selle kodus ikka kopitad, et tule nüüd tööle ka. Ja see kuidagi, aga see kuidagi oligi nii, et ja ma mäletan, kui ma lapseootele jäin, kuidas siis konkurendid kõik rõõmustasid, jess, esikoht läks minema, läheb kodukanaks, sinna ta jääb. Ja ma mäletan, kus mu erialaõpetaja ikkagi, tema lootis pärast keskkooli lähed nüüd siis välismaal ennast täiendama ikka meistrikursustele ja siis kui ma ütlesin, et ma nüüd olen sedapsi ja siis see oli nagu jah.
et ma 17 aastaselt lõpetasin keskkooli ja siis ma olin juba sedapsi ja alustasin vaata kooselu mehega, alustasin 15 aastaselt samamoodi nagu Sander Nurmsalu, kes on siiamaani selle sama mehega koos. Mina olen siin ja siis mõtlen, et mul on aasta vanem õde minust, kes elab Hispaanias ja on abiellus aastast 2012. Ja siis mõtlen, et kadestan tegelikult neid, kes oskavad hoida, kes on suutnud niimoodi hoida, siis ma mõtlen, et aga samas on olnud ikkagi vältimatud, et ja ma ikkagi millegi pärast on see elutee antud. Ja nagu ma ka rääkisin seal saates, see üks nädal Silvia Ilvesega, et tegelikult mul on, see on pluss, et mul on 4 last 3 erineva isaga, et kui ma annaks need 4 last ühele isale, no nädalaks me oleme Ameerikas ja nüüd võtan nüüd 4 last, mehest jääks mitte midagi järgi. Jah, see oli see, et Stefani Tristani isa pidi olema 8 päeva. No jumal tänatud, et Asse võttis 5 päeva ka, ma olin 2 nädalat Ameerikas 8 päeva. Et tegelikult ta oli päris ära väsinud 8 päevast 2 lapsega. Ja ka minu ema isa ei hoia 4 last. Minad viimati 4 lapsega, minu 4 last ei olegi vist. Viimase paari aastaks nad ei suuda enam, sest et see on liiga vaimselt liiga väsitav. Aga vaata, kui huvitav, et tõesti, et ma ei ole isegi selle peale tulnud, et ka nii noorelt tunnedki, et oledki valmis saama emaks ja tahad seda täiega teha. See on nagu täiesti üllatus praegu. Ja see juures on sõbranna, ma tean, kes õdegi ütles üks õde teist, et mina ikka ootan, kas ma ikka tahan oma elu ära rikkuda ikka sellega, et sa hakkad kellelegi teisele elama, et aga ma ei tea, kas ma kuidagi hakkama saan, et jah, millegi pärast ongi nii erinevad asjad pandud ja ma mõtlen, et vahepeal mõtlen, aga miks siis, et tahad tohutut perelu, aga tahad ka tohutut artisti elu elada ja siis tegelikult tahaks jube tore abikaasa olla. Ja jube tore ema ja see on see 3 tähtsat asja, minu see ongi, et lapsed, muusika ja siis olla, kuidas ma ütlen, sära naine ja kellelegi armastada kellelegi. Ma tegelikult ma natuke tunnen seda, et pool aastat pole mul süda mitte kellelegi tuksunud. Ja siis kuidagi mõtlen, et vau, kuidas ma see 30 eluaasta tegi nii suure muudatuse, sest et varasemalt on niimoodi, et nädal läks mööda ja juba oli kuskil keegi, kes pakkus juba tuli niimoodi. Ja seepärast ongi kõik nii kiiresti läinud ja nüüd on selline aeg, kus ma olen suutnud kuidagi olla niimoodi, et aga ei olegi vaja, et nüüd ma saan nagu nende 4 musketäriga hakkama ja mul on tunne, et siis kui teeb see, millal see naistel see keskea kriis tuleb siis? Ma ei tea, ma isegi ei tea, millal see tuleb. See oli veel tulnud, näed kui hea. Ma mõtlesin, et võib-olla, aga äkki see number 8 mu elus on täiesti huvitaval kohal. Mul on see korteri number on ka 8 siin. Et seda, neid asju, kui me hakkame tähele panema neid asju. See ongi see, et sa ei usu nendesse asjade siis, kui ei oska neid elu vaadelda. See on nii nagu mõni vaatab, et teeb hästi tuimalt, ma nüüd lähen tööle koju ja kuidagi teeb mingis rutiini, ma ei talu. Aga sul on 5 õde. Jaa. Kuidas siis õed oma vahel läbi saavad või te tegelikult ju mängite ka koos? No nüüd juba ikka päris harva ja tegelikult nii sobibki, et pigem harva mängida, et kunagi olid ikkagi tohutult kontserdid ja see oli ka siis, kui loomulikult kui minu tolleaegne, mul oli 3. lapse isa andis lükke The Ilves Sisters ansambli. Tema nagu nägi ärimehena, et vau, see on ju musikaalsed õed, miks sa õdedega ansamblit ei tee? Mul oli bänd La Phoenix klassiõdedega, see trio. Miks see nende tüdrukud, et ta muidugi see mees, see tekiski siin huvitav nüanss, et minu need sõbrannad, kuidas ma selle 3. lapse isaga sain tuttavaks, oli see, et ta vaatas telekat ja siis ta rääkis, vau, milline tšellist, vaatas bändi, et tahaks selle bändi omale, ma tahan selle tüdrukuga tuttavaks saada. Ta oli padise seal mõisas ja tal hakkas sünnipäev tulema, mõtles iga avan lõpsutas kanaleid, ma ütlesin, vau. Ja siis ta kutsus selle bändi esinema. Ja ega need klassiõed mul ei teadnud, et kuidas, nemad vaatasid, vau, hea keika, väga hästi makstud. Nii, läksimegi sinna erapeole, sinna miljoni korterisse, millest pärast sai minu kodu. Ja mina mängisin seal ära, seal
selle bändiga ja siis üks bändi liikmed ütles, et Silvia, lähme nendega peole ka, nad teevad meile välja, me teeme pingepidu. Ei, mina ei taha soomlaste peol siin olla. Ma tahan minna ühe Itaalia kutiga tantsima pärast õhtul läbi, käisin vahepeal kodust läbi ja siis ikkagi kutsusid mind sinna Butterfly Lounge'iga, et tule ikka siin. Läksin, ma vaatasin, et need on nii purjakil siin, et ma ei tea, ma mäletan seda igavesti. Ma tellisin Hallo, vaikust! Eks ole? Ühesõnaga, see oligi nii, et see moment, ma mäletan seal igavesti seda mõtet. Läksin siis, kõik kutsusid, palun tule, see soomlane ka see, kes kus siis Silvia kadus. Ja siis ma ikkagi tulin ja lasin siis tellida, ma vaatasin, kui ta oli nagu see 3. lapse isa, ta oli nii purjak, et vahepeal käis kummuli. Ja siis lasin tellida siis olgu maasika margarita. Siis see telliti, siis ta tuli ja võttis sealt, rüüpas, mõtles, et mida? Ma läksin minema sealt. Siis järgmine päev ta kuidagi vabandus, läksid kuidagi lõunale, kutsusin, ma mõtlesin, okei, tasuta lõuna, ma läksin siis. Nojah, et ega siis oli ka, ma olin selline muusika ka hotellis eluga. Enamus selle lõunaajast ma rääkisin isaga kõnes telefoni, ta ei saanud eriti tähelepanu. Ma mõtlesin, et las ta läheb, ta pidi Soome tagasi minema. Ma ütlesin, et ongi näed, sain tasuta lõuna ja läks. Aga siis ta hakkas kirju kirjutama mulle. Ei jätnud järgi. Ja siis ta jooksis poolteist kuud ikka pidi taga ajama ja siis natuke pidi näitama, et ta põhimõtteliselt ja ma mäletan, et tema ostis mulle selle Liinasteini selle kleidi, kõige esimese kleidi. Seal oli mul tulekul see, mul oli käimas see 2015 aastal see keelpimängide konkurss, vabariiklik. Kuulge! Poisid, palun minge ära sealt. Me ei saa rääkida. Palun. Te ei pea seal sosistama, kõik on kosta. Need on 2 tükki või? Jaa. Praegu nägin, et kasse on 2. Ja vaata, kui nad siin on see protsessis. No. Ühesõnaga, see oligi see konkurss, see 3-vooruline, see väga karm konkurss. See oli see moment, kus kõik vaatasid, Sille tuli, mul oli siis 2 aastat, Sille tuli konkursi ja ta mängib tšellot veel. Ta tuli sealt kuskil kodust. No ma ei saa Sanda Nuumsalu bändis natuke midagi teinud, sellist kergemat muusikat, aga siis oli see konkurss ja see ärimesid, kui see 3. voor, kui see finaali saatis on Ersoga koos esinemine. Kui see finaali saatis, siis ma ostan sulle üks puha millise kleidi sinna selga. Ja see motiveeris. Ja, siis ma arvasin, ma sain finaali ja ma see peaaegu võitsin, esimene koha sai Marcel Johannes Kits. Aga tead, see on nii huvitav nüanss, see kleit, mille ma valitsin, see oli liiga uhke, see oli kivid ka peal, kivikesed. Ja see kivikesega kleidiga ma ei teinud proovi. Toimus see konkursi finaali, õhtul vaata see finaal, päeval oli proov. Ma tegin kingadega, tegin läbi loo, aga ega seda kleidiga ma ei teinud. Ersokad arvasid, et ma võidan selle konkursi. Marcel oli juba ka mänginud ja kõik mängid, nad arvasid, et ma võidan kindlasti, see proovis oli nii äge. Aga õhtul finaalis ma panin see kleidi siis selga, siis läksin istuma, siis kõik klõbin käis ära, mõtlesin, et Pill hakkas klõbistama selle kleidi, mõtlesin, et kas ma üldse mängida saan see kleidiga. Siis kohe see enesekindlus kohe kadus ära. Liiga uhke kleid. See maksis 1700. Mäletan, kui ma vaatasin, kuidas see 3. lapse isa, tulevase 3. lapse isa maksis siis sulast 1700. Vau! Et see nii ebareaalne, ma olin täiesti rott muusik ju ja siis järsku muutuski elu, ta nii tahtis millegi pärast mind oma ellu, ma ei tea, miks see minust vaest rott naist omal on ju peen see, ja seal oligi vaata see, et ta oli tegelikult abielus ja sellepärast läks kõik see, ma sain teada, meil oli juba laps ja siis ma ikkagi sain teada. Tema ema isa olid väga õnnelikud, et ma tema elus olen, aga nad vist olid ka kuidagi pidid suu kinni hoidma või mingi teema, ma ei saa siiamaani aru. Et miks pidi nagu seda varjama või ja sealt tuli vaata see, et läks õhtulehti, et läksin, ma ütlesin, ma ei taha kuldpuuris elu, et ta pakkusin mulle selle 1 miljoni korteri ja ma üks õde tõesti ütles, Silvia, mida sa virised, et seal see mingi abielune? Vähemalt sa ei pea mõtlema üüri maksmisele. Et kas siis see on õnnevalem, et ma tundsin, et ei ole, see ei tee mind õnnelikuks, et ma pean olema siin vanaline uhkes korteris 6. korrusel nagu Princess Tornis, see on nagu lukustatud ja põhimõtteliselt ja ma mäletan see
ärimees ütles, aga mis sa seal ERSO-s mängid, et sest nii nirud palkad, ma palkan sind palju, sinu see ERSO kuupalk on nii narune, et tule mängi mulle Hispaanias, sa saad 2 kuu palga kätte. No, see ongi see, et aga prestiisi küsimus on see, mis su süda tahab. Kas keegi läks õue jäätist ostma või? Et see ongi Christopher ei saanud jäätist enne, et pidanud Arturist. Kuule, aga on sul veel mingeid selliseid naljakaid lugusid nagu juhtunud esinemise ajal või mingid sellist, mida kui sa selle peale mõtled tagantjärgi, siis mõtled, et saraks olid ikka lood? Kas keegi see kukkus seal sai? Keegi nutab vist, jah. Aga kes subas neid üldse minna tõukeratastega välja? Kas mul on mind vaja sinna või ei ole? Naljakaid lugusid. Neid juhtub kogu aeg. Et ei oskagi esile tuua midagi. Et mis elu on lihtsalt nii naljakad toonud lihtsalt ellu sellised mehed, kes tahavad kohe nagu sellist pereloomist. Näiteks see sama ärimees. Me oleme 2 kuud koos, tema jubedalt tahtis pere luua kohe. Ja ta veel mõtles teise lapse peale ka. Me saa kõigepealt lahendama abielu ära. Ei, me saame Matilda veel. Mis Matilda? Okei. Et temal oli see naljakas, et tema tahtis mul nüüd kindlasti tütart anda. Mäletan, kuidas ta ikka pettunud, et oi, ikka poiss või. Ja siis 4. lapse isa oli kindel, et tema annab mulle tütart. Marek Šois ütles, et Marek Šois on see tuntud arst, et kes ütleb hästi varakult ära selle, kas ta poiss või tüdruk. Ja tegelikult 12. nädal ütles, et jaa, tuleb tüdruk ja siis ma juba ostsin tead igasugused tüdrukul mänguasju, see Sullivan Family's nukumaja. Ja 21. nädal see, kus puhas poiss, vaadake, vaat näitas sinna ekraanile. Aga te ütlesite, et tuleb tüdruk. Minu jaoks vahet ei olnud nüüd. Aga siis ma mõtlen, see on ikkagi, et kas nüüd 4 musketäri jäävad mu ellu või tuleb kunagi tüdruka, siis ma ei tea. Et praegu mõtlen, et võib-olla 10 aasta pärast. Siis kuigi need kõik musketärid on suured ja siis kuidas nad hakkavad küll kätel kandma seda ühte tüdrukut. Ma olin vaata nii noor veel, et ma võin ju 10-aastaselt ka. Minu üks hästi tore lähedane inimene, ta sai 46-aastaselt oma 4. lapse. Nii et, ja see 8, vaata, 8 jalg, ma ei tea, miks Maskist lauja seal saates, mulle pandi 8 jalg, mind tehti 8 jalg, aga mina ei öelnud, et tehke minust 8 jalg. Kuidagi nad millegi pärast arvasid, et õige on 8 jalg, sest et Silja, sul on vaja 8 kätt, jalga, et elus hakkama saada. Sest et see on kuidagi ilus number ka. Kas sul on midagi veel, mida sa tahaksid elus teha, mis on täna veel tegemata? Jaa, elu on alles alguses, ma arvan, et ma alles hakkan pilli päriselt mängima. Alles päriselt õppima? Jaa, see on alles mul alguses tegelikult, ma tunnen, et see on vajab nii, ma näotan niimoodi, et seal on see, kus ma tahaks olla. Ma kuulan YouTube'is kogu aeg ja maailma tippusid mõtlesin, ja siis nemad on minu õpetajad. Mul ei ole õpetajad, aga ma kuulan siis, need on minu standardid seal. Et mul oma eks ikka on nüüd maailma tasemel tšellist, aga eks ikka ütles mulle, et Silva, sa oled minust palju andekam. Aga see ongi see, et vaata, sa ise oled oma elu nii keeruliseks vaidlikult teinud, et sulle lapsed mändivad. Siis oligi, ma mäletan, mina kadestasin seda, et ma kadestasin. Mina vaatasin, et vau, kui palju aega tal on, et iseendaga tegeleda, et harjutada. Tema vaatas, et vau, kui vinged lapsed tal on. Et see oligi selline huvitav asi. Aga see, kui ma käisin Ameerikas kontserte andmas, seal publik võttis vastu mind ju eelarvamusteta. No ja tegelikult just mõtlen, et need, kes olid nii, et mitte eestlased, seal puutusin palju kokku eestlastega ka. Nad olid muidugi kõigega kursis seal Ameerikas tundus, et vau, ma olen ikkagi Eesti, kõik tundsid. Kuidas võimalik? Ma olen Ameerikas, kuidas te mind tunnete? Aga just see, et kui ma oleksin jäänud seal paar päeva kauemaks seal 30. juunil pärast New Yorgi kontserti, aga ma pidin see kohe Chicagosse minema ja minu sünnipäevani tuli see Chicago kontserti korraldaja
kes ütles, et kindlasti ma tulen su sünnipäevale. Ma lähen järgmise aasta veebruaris tagasi Ameerikasse, siis juba korralikumalt planeeritud. See oli väga selline ekspromptreis tõesti, et see korraldus oli selline täiesti katsetuse baasil, et aga nüüd sügisel ma lähen Dubaisse esinema. Ja seda ma ootan. Dubaisse publik on, kõik on hotellikettide pärijad ja sellised tundub, et elu on neil selline lihtne ja hea ja aga samas filosoofiliselt mõeldes, mida rohkem on sul kinnisvara, rohkem on vastutus ja rohkem sa pead muretsema tegelikult, kas ei ole mitte. Aga ma arvan, et see on ka midagi, mis on jälle mingi uus suund, mis tuleb, et ma olen alles kujunemas ja kasvamas. Ja see on hästi huvitav on see, et seal aasta tagasi augustikuul üks mees ka tead, see ongi nii naljakas, et me võime ju silmad kinni panna, et ei ole seda vaimset maailma, aga üks pealtnäha ärimees tuli minuga ka pärast kontserti jutustama. Ma mängisin seal Tõutsi lennuklubis seal. Tuli minuga rääkima ja ütles, et Sille, sul on midagi hinge peale, et ta rääkis mulle asju, mida ma pole meedias rääkinud. Ta tuli rääkima ja ütles, et kuule, tead, et saa sellest lahti ja ütles, et sa arvad, et sul elu praegu ja lõpuks me rääkisime niimoodi, ma olin pisarad mul jooksid, et mäletan, ma jõin veini onks, ma sõin kooki. Ma kooki tahtnud alla minna, sest see, mida ta just ütles, kuidas tema seda teab. Kuidas tema seda teab. Ja mul oli vist, Marcel oli vist tulnud sealt, sõitnud Tallinnast mulle romantiliselt. Nad tahtsid ju lennukiga Tallinnasse viima. Ei, ma tahan, et minu mees oleks ikka mees. Ma tahtsin oma isale pärast uhkustada, et mul oli ikkagi mees. Ta tuli Tallinnast Võrusse oma autoga. Näidata, et ikkagi mul on mees. Ei, ma ei taha lennuki, minu mees tuleb järgi mulle. Ta järgi tõus, aga siis see härrasmees, kes võrras tuli rääkima. Ta muidugi rääkis mulle ette need asjad. Ei ole nii. Mul on kõik hästi. Ta küsib, aga kas sa ikka päriselt ka tunned, et sa oled õnnelik selle inimesega? Kas ikka päriselt ka? Mida ta nüüd mõtleb selle all? Mul vanim poeg ütles eelmise aasta kevadel, et emme, miks iga päev sa sinutad? Me tahame emme, et sa oled õnnelik. Miks sa ei saa olla Marceliga koos, iga päev nutad siin. Ja tegelikult nüüd ma saan aru, nüüd ma näen. Ta ütleb midagi ette, vaatas, kuna ise mina ei näe neid asju, siis tema näeb Silva, et ma näen sind, sul on tulevikus on nii, sul läheb elu ainult paremaks, sa praegu siin nutad. Ei, ma võtsin temaga kontakti ja mingi hetkel ja siis ma läksin siit Marcelist ahku ja siis ma kurtsin talle, näed, nüüd juhtus oota nüüd ja su praegu raske. Ei, nüüd ma suren ära, ma nüüd suren, see oli tõesti väga raske, sest et mina tundsin, et ma armastasin seda inimest, me ei läinud sellepärast ahku, et Marcel jättis mind maha, sest et mind nähti seal või teise mehega koos. Ta arvas, et ta teab kindlasti, mis meie vahel on või kuidagi. Tegelikult ei olnud nii, keegi filmis mind kuskil salaja ja siis saadeti talle ja no las see olla. Siis ma tundsin, et elu on ebaõiglane. Ma käisin rääkimas ka selle Triinu abikaasaga, et sealt jägi seanssi ja siis see nutsin ja lahistasin rääkida. Aga mulle meeldib mõelda seda, et vaata, me keegi taha katsumisi ellu, kes me tahaks kannatada vabatahtlikult. Tegelikult tahaks, et elu võiks olla ju vabatahtlikult, sa ei taha, et sulle haiget tehtaks või kuidagi, aga need on need, mis kasvatavad ikkagi, see on see, siis tänu sellele sa oled uuele tasandile, et pärast hiljem sa enam kui neid asju ei saad neist paremini üle või ja tohutult hästi on kasvatanud see 30 aasta nii kihvtilt teinud omad need korrektuurid ja nüüd kuidas ma ütlen, nüüd ma tunnengi, et sellepärast ma tunnengi, et see on alles algus, ma hoiatan see pillimängu teema, et see kõik. Et ja see saade üks nädal Silva Ilvesega, seda ma tegelikult tahtsin ka oma ellu. Ja siis manifesteerimine tegelikult väga hästi toimib. See müstikasse ju ka manifesteeris, et tema leiab omane tumedapäise kaunitari, kellega hakkab järgmine aasta ja kooselu ja pere ja kõik. Tegelikult see oleks kõik, aga jah, oleks siin vabalt justkui nii minna, aga siin on see, et mina tundsin, et mis minu plaanid olid, see tema unistused, aga minu unistused olid teised.
kevadel ma pidin töökohta kaitsma. Et teatris seada, teatris taheti leping lõpetada, et aitäh, aga siis seal toimus töökoha konkurss, kus ma ikkagi siis näitasin, kuidas ma mängin. Ja siis nad ikkagi, meil on teda ikka vaja. Ja et tegelikult see ongi kihvt, et tead, inimesed ei julge lihtsalt väga sageli välja, mida nad tegelikult tunnevad. Nad südamest tegelikult midagi tunnevad ühte, aga välja räägivad teist. On kadedus väga sageli, et no vaata, südamest sa tead, et ta on nii, aga siis meelega eirad näiteks teda ja meelega kuidagi jätad mainimata, et ta on kuidagi seal kuidagi midagi teinud. See kultuurimaailm, just see miskipärast mind endiselt kuidagi kardetakse. Ma arvan, et see on aeg parandab kõik asjad. Et sa ütlesid, et ma olen noor. No mina natuke tunnen hingelt tegelikult miskis osas. Tegelikult mu hing on umbes kuskil 50, 60. Kuskil seal, see on naljakas kohati ma seda ikkagi tunnen. Olgu, ja lapsemeelne ma olen ka. Ma võin minna nende ämbliku võrkude peale ronima ka lastega selles osas. Ma mäletan ükskord oligi, et lasteaia mingi üritus oli, loomaaeda läksime, siis ma olin ainuke lapsevanem, kes puude otsas ronis ja mõtlesin, et ma tahan ka osa saada sellest. Loomulikult. Aga kuskil on mingi vana hing tegutseb, aga kuskil. See ongi see, et ma tunnen, et siin on nagu mitu südant või mitu elu on siin sees. Seda ma tunnen, et mida sa siis tahad. Et näiteks kõik see poliitika maastiku need asjad, neid ma olen näiteks täiesti pannud taskusse see teema. Mul ei ole seda praegu vaja. Võib-olla võtan seda taskust välja 10 aasta pärast, kui ma olen nii stabiilse eluga, et keegi mul haiget teha ei saa, et ma võin öelda täpselt seda, mida ma nüüd tahan. Praegu mul lihtsalt on lihtne tühistada kohe, kui ma midagi ütlen. See oligi, et Andres Mustonini see tühistamise teema. Ma teda kaitsesin ja mul juba koputati, et sa siin seda Putini-meelset inimest küll nüüd, ma ei kaitsnud seda Putini-meelsust. Ma tunnen Andres Mustoni, jälle kunstniku hing. See ongi see, et ühed isad näevad oma kitsast vaatevinklist. Sa võid vaadata niimoodi seda, et küll on ikka, vaata, kui mõnus siin see on, aga mõni täitsa lõpp. Kuidas ta saab elada, see on tapeedil, et siit katki on, eks ole. Kui sa seda tahad eksponeerida, siis palun ka seda eksponeeri. Et eks ongi mitu vaatenurka. No just. Et juba vaata, see ongi see, et on üks olukord, aga seda olukorda vaatab 10 inimest ja siis juba ongi 10 vaatenurka. Ja ma kujutan ette, et mingisugused sellised peene disainerid, sisearhitekt, need vaataksid küll mitu erinevat stiili kokku pannud. Tegelikult ma tahaks kunagi, ma tunnen, et minu elu lõpeb kuskil mõisa eluga. Vaata, ma olen unistanud mõisa elust ja siis tuli ju, see tuli mu ellu, mõis, tööl mind, sinust sai nüüd mõisapreili või, mida? 2 korda kuus käin seal, et see mõis on ju tegelikult maha põlenud ja see ei ole otseselt. Aga siis saidki, et see on, mida teevad inimesed, et loevad siis sealt kroonikast, et Silvia nüüd mõisaharraga ja müstikuga, Silvia nüüd müstik. Et ongi, et ma ei taha, et mul pannakse kohe mingisugused sildid peale, et see oligi keeruline. Aga ma saan tõesti väga hästi praegu läbi asjaga ja mulle konfliktsed suhted ja läbisaamised ei meeldi. Et ma ikkagi püüan rohkem inimestest jätta meelde seda midagi head, et kui on ka midagi olnud, et ma tean, et inimesed on iga päev õpivad midagi. Et nii nagu mina tunnen, et see, mis olin 2 nädalat tagasi, ma praeguseks olen juba keegi teine. Sama tuleb, kui vahepeal laps mul ütleb seda, et aga siis tuleb ju, ta tuleb ju siia, ta ütleb kindlasti seda, ütleb kindlasti toda. Ma ütlen, et kuule, mida sa juba ette ütled ära? Sa ju ei tea, mis ta vahepeal, kas ta on äkki vahepeal muutunud. Et seda ei tasu niimoodi. Silvia kindlasti nüüd väga sageli inimesed, ma ei tea, ma kardan siia piltida, äkki läheb kindlasti kuskil kroonikas. Kuule, sa oled nii, ütleme nüüd vabandust, aga sa oled nii igav inimene kroonikaks. See, et ma sinna pildid ja nad ei pane sinuga. Kardavad, ma äkki satun kroonikasse. Ei satu. Et ei ole nagu, see on väga naljakas, kuidas on selline arusaam, et kuidagi. Okei. Kui me nüüd hakkame vaikselt oma juttu täna kokku tõmbama, siis tahaksid sa äkki öelda inimestele midagi,
Ma tahaks kindlasti öelda seda, et elu on väga äge ja elu muutub veel kihvtimaks siis, kui vabaned mingisugustest kompleksidest näiteks. Okei, ma olen kompleksi ka tegelikult täis olnud, näiteks ma olen mõelnud, et suur nina, küll on ikka suur nina, nüüd mulle meeldib see suur nina, ma olen nii õnnelik, et Mart maalis lõpuks selle õige nina maalile. Siin sellel pildil peal on selline, see ei ole minu nina, ta on liiga väike, liiga standardini, ei ole. Sellel maalil siin, mis siin on, et seal on selline väike naeratus, mul on ikka Julia Robertsi naeratus, lai. Et mis ma tahtsin öelda, et ei ole olemas õiget rada, vaat see ongi see, et mulle meeldivad lapsed ja sellepärast nad ongi mu elus. Ma olen täpselt seda elu, mida ma olen tahtnud elada, no mõnes mõttes. Olgu, ja mul ei ole praegu kedagi kõrval, aga ma olen olnud väga palju õnnelik meestega ja mehed on mind väga armastanud. Ja, et ma olen, võib-olla praegu on see aeg, kas ma tahan natuke puhata sellest, et I love you. Ei, no tõesti. Et pigem ütleme nii, et tahaks, et võib-olla elutempo on ka vaata praegu läinud seepärast juba kiiremaks, sest et aasta aega tagasi oli, kuidas ma ütlen, inimesed, ma jõuan ühe rohkem muusikuna inimesteni tegelikult. Ja see saade, mis tuleb Go3, seal ka näitab ikkagi seda muusikalist osa, mis seepärast mul ma teen seda saadet, kindlasti teen, et ei oleks nii, aga tal on ju elu kuidagi hästi, või ta mõni arvab ka seda, et tal on juhke kleit, ta on kindlasti väga rikas ja jõukas. See on nii näiline asi. Et elu on valikute küsimus, et mis sa teed oma ajaga ja mis sa teed meil kõigil on 24 tundi, mul ei ole rohkem ega vähem. Aga äkki siin siis ongi meil tore oma jutt kokku tõmmata ja mõeldagi seda mõtet, et elu ongi valikute küsimus. Ja tead, ma väga ootan seda kontsertisarja. Ma tunnen, vaata, see on see täilik vaimutoit, mida ma tean, kuidas minul on oma fantaasia, vaata, mis tuleb need novembrikuul need kontsertid teeme. Seal see Dubai reis liigus natuke varasemaks, nii et ma saan mõnusasti, saab rahulikult hingata, selleks ette valmistada. Ja mis ma kujutan ette juba seda, mis me seal selle raidiga, mulle väga meeldib, minus on tohutu romantik tekib siis välja, siis tuleb välja kohe see, võtan kohe sealt põuest selle ja sõidame välja. Väga äge. Kuule, aga tänud sulle, armas Silvia, ja mul oli väga tore selles sinu maailmas olla siin kõige sinu asjades ja sinu laste keskelt. Üli äge. Aitäh, et sa meid oma koju lasid. Ja, aitäh, te tulite siia. Mul on hea meel, et sa pigem enam-vähem vaikuses, et tegelikult sellist vaikust sellise kella ajal. Aga nüüd on kell on juba nii palju. Just. Selge. Saate sinne aeg jääb justkui peatuma. Just. Siin mõnus lobiseda. Kuulge, aga olgu. Tšau. Tšau.